Nii. Järgnev ehk eelviimane ülesanne on selline, mida te tegelikult olete juba teinud. Nii et ma väga loodan, et te sellega saite hakkama ja praegu lihtsalt kontrollite ennast. Kui ei, siis võite selle ka julgesti läbi vaadata ja vaatame, mis meil on. Meil on vaja leida mingi aritmeetiline jada, ehk siis vähemalt 3 järjestikust liiget. Ja meil on teada, et 3 esimese liikme summa, ehk siis, kuidas me sümboliseerime seda. Meil on ju mingisugune A1 pluss A2 pluss A3. Ja ta on meil palju, on ju 12. Nii. Ning me teame, et nende 3 esimese liikme korrutis on 28, ehk siis võime sellega kirja panna. A1 korda A2 korda A3 on siis meil 28. Ja nagu te näete, meil on mingisugune väikene süsteemikene siin. Okei. Selle jaoks, et seda lahendada, käitame täpselt samamoodi nagu eelmine kord. Et kirjutame mõned asjad meile välja. Meil on siin selles suhtes selline hästi huvitav valem, mida me saame kasutada, mingi AN-i valem. Kasutame seda valemit ja kirjutame välja A1, A2 ja A3. Ehk siis kus ta meil siin on. Ütleme A1. Mis see A1 meil on? A1 lihtsalt ongi A1. Tema kohta me ei tee mitte midagi. Tema jätame nii nagu on. Aga kirjutame välja A2 ja A3. A2 on meil siis, mis asi? Meil on A1 pluss T. A1 pluss T. Ja mis asi meil A3 on loomulikult A1 pluss 2 T-d. Et see on see sama valem, on ju. Kuna meil on nüüd need erinevad liikmed välja kirjutatud, siis meie saamegi teha midagi sellist põnevat nende moodustistega, mis meil siin on. Näiteks võtame selle esimese ja kirjutamegi A2 asemele, mis ta siin on, ja A3 asemele, mis ta siin on. Nii. Ehk siis, kui meie teeme seda, siis meie saame sellise asja, et meil on A1 pluss A1 pluss T. Et see on meil siis A2. Vaatame edasi ja kuidas me A3 kirjutame. A3 on meil loomulikult selline asi nagu A1 pluss 3 T-d. 2 T-d, vabandust. Ja tema on siis võrdne sellise asjaga nagu 12. Nii. Koondame kõik selle moodustis ära, aga enne kui me teeme, ma teen alumisega samamoodi. Tegelikult ärme tee. Las ta olla. Koondame kokku ja saame, meil on 3A1 ja 3 T-d. Mis tähendab sellist asja. Tähendab sellist asja, et meil on 3A1 pluss 3 T-d on võrdne 12-ga. Loomulikult me võime kõik tegelikult 3-ga ka läbi jagada, siis me saame oma elu natukene lihtsamaks teha. Mis tähendab, et meil on A1 pluss T on võrdne siis 4-ga. Ning viime selle D näiteks siia poole ning saame sellise asja, et A1 on võrdne siis sellise elukaga nagu 4 miinus D. Okei. Kui nüüd meil on olemas selline tore A1, siis meie saame seda rakendada, et leida kõik muu, mis me soovime. Võtame nüüd selle oma A1 ja
leiame kõik muu. Et näiteks, kui meie vaatame nüüd seda alumist elukat, mis meil siin on. No, kui te mäletate seda esimest asja, mis me siin tegime, teeme sama asja nüüd selle alumisega. Ja vaatame, mis me saame. Meie saame sellise asja, et A1 korda, no, see on ju. Pistame ta sinna sisse. Meil on A1 korda A1 pluss D korda A1 pluss 2D. Ja see on siis võrdne 28. Aga kuna te näete, et me täitsa leiutasime välja, mis asi see A1 on, siis me saame ta siia panna ja siia panna. Ja teeme seda. Nii. Ehk siis meile tuleb selline asi nagu A1 asemele kirjutame 4 miinus D, see on see esimene, korda siis 4 miinus D pluss D, mis on see teine, ja korda 4 miinus D ja pluss 2D, mis on see viimane, ning tema on siis võrdne 28. Okei. Kustutame selle jama ära ja vaatame, mis asi ta meil on. No, loomulikult on ju miinus D ja pluss D, need me taandame ära, ehk siis meile jääb lihtsalt korda 4. Miinus D ja pluss 2D, tema koondame lihtsalt ära pluss D-ks. Ehk siis, kui me ilusti vaatame ja siin tegelikult meil peaksid olema sulud ümber, siis meie näeme sellist asja. Paneme selle 4 kõige esimeseks. 4 korda 4 miinus D ja 4 pluss D. Võrdne siis sellise asjaga nagu 28. Kui te märkate mingit sellist huvitavat asja, siis tegelikult me saame elu natukene veel lihtsamaks teha sellega, et taaskord jagame mõlemad pooled läbi 4-ga, sest siis me saame selle 4 maha tõmmata. 28 jagatud 4-ga on loomulikult 7. Nii, kustutame selle üleliigse jamasid ära. Ja väga põnev, ma ei saa väga hästi kustutada. Okei, aga meil on nüüd nagu nii-öelda see tehtud natukene ilusamaks. Ja mis te nüüd märkate, ma loodan, et meil on siin mingisugune valem. Mis valem see on? No, ütleme, et kui meil on siin mingi selline asi nagu A miinus B sulgudes korda A pluss B sulgudes, millega ta võrdub. Tema on meil loomulikult on ju A ruut miinus B ruut. Ehk siis see 4 on meil siin A ja see D on meil siin B. Nii, kasutame seda alumist valemit ja siis ma loodan, et teie märkate midagi põnevat. No, kustutame ta siit ära ja vaatame, mis meil siis tuleb. Kasutades seda valemit on ju, meile tuleb, no 4 ruut on loomulikult 16 miinus D ruudus on võrdne siis 7-ga. Nii, selle 16 viime meie teisele poole ja siis saame meie sellise asja, et miinus D ruut on võrdne miinus 9. Selle jama kustutame siit ära. Ja kohe näete,
kui meie jagame selle mõlemad pooled -1 läbi, siis loomulikult me võtame sellega ära mõlemad poolt miinused, mis tähendab, et meie t-ruut on 9. Ja kui t-ruut on 9, siis loomulikult meil on t1, milleks on 3 ja meil on t2, milleks on -3. Ning nüüd tekib see küsimus, et kas need mõlemad asjad sobivad meile. Sellepärast, et meil oli see küsimus, et kui meil olid mingi ruutvõrrandid eelnevates ülesannetes ning n-ide puhul ning meie saime negatiivsed lahendid, siis mis juhtus? Ma ütlesin, et need ei sobi. Aga sellepärast, et kui n-ide puhul meil oli tegemist jada liikmetega, siis need hakkavad meil ühest. Need on kõik naturaalarvud. Aga siin, kus meil need teed on ehk jada vahed, need võivad ju vabalt olla, vahet pole, kas positiivsed või negatiivsed. Mingit vahet ei ole. Mis tähendab seda, et kui meie nüüd teeme, siis, ja meil on 2 jada vahet, siis vaatame, mis meil on olemas nii-öelda jada esimeseks liikmeks. Sest selle jaoks me panemegi need jada vahed siia sisse ja saamegi teada, mis meie jada esimene liige on. Nii. Ehk siis, kui meie nii-öelda t on 3, siis meil A1, paneme A1, 1, te ei pea panema, aga nagu ma panen. Meil on siis on ju 4 miinus 3 ehk 1. Panen siia. A1, 1 on 1. Kui meie jada vaheks on -3, no mis siis juhtub? Panen mingi A1, 2. No siis meil on ju 4 miinus miinus ehk +3, mis tähendab, et ta on meil 7. Ehk siis meil on tegelikult 2 sellist võimalikku jada. Ja kui meie tahamegi nüüd vastust anda, no seda ülemist pole meil vaja enam, see on tegelikult meil täitsa lahendatud juba. Kustutame ära. Kui meie vaatame seda elukat siin ja tahame anda lahendust, siis kuidas me anname selle? No meil ongi 2 potentsiaalset jada ja te kohe näete, miks. Paneme mingi esimene lahendus. Et meie jada on ju, no võtame selle, kui tema on meil esimene liige ja ta läheb kogu aeg 3 võrra suuremaks, no siis meil on ju 4 ja 7 ja 10 ja nii edasi. Nii palju pole vaja ka avaldada jada. 3 tegelikult piisab. Ja kui meil on teine jada, siis meie esimene liige on loomulikult 7. Ja kuna tema läheb kogu aeg 3 võrra väiksemaks, siis meil on ju 4 ja 1 ja -2 ja nii edasi. Et need ongi meie 2 potentsiaalset jada, mis meil olemas on ning mõlemad täitsa sobivad. Kui teie annate ainult ühe jada, siis see kahjuks ei sobi, see ei ole täielik vastus. Sest kui teie nii-öelda liidate need kokku või te liidate need kokku, siis näete, need on tegelikult täpselt samad arvud, on ju. Loomulikult tuleb sama summa ja korrutus. Nii et kõik täitsa toimib. Ja meil on üks ülesanne veel, nii et vaatame sellega ära.